Oli õhtune aeg, talvine õhtu, see oli mingi detsember-jaanuar kuskil. Väljas oli kuskil vähemalt -15 kraadi, mõtlen, väga külm oli. Põgenesin kodust ära lihtsalt. Ma ütlesin, mida teha, ma tahan põgeneda niimoodi, nad unustavad ma ära mingiks ajaks ja siis ma äkki ei peagi koolis käima oma mingi noore mõistuses. Ja läksin surnuaeda, läksin WC kabiini, niisugune puust, väike lobutik oli seal, panin haagi kingi ja istusin sinna maha ja mõtlesin, et ma olen hommikuni siin, äkki ma ei pea siis kooli minema. Ja tunnid läksid ja mega külm oli, mul paksud riided, aga mega külm oli. Ma kuulsin, mingid hääled olid õues, et Madis, nagu keegi hõikas kaugelt ja siis ma sain aru, et mind on otsima hakata ja siis mul täiesti nagu ehmatusin, et issand mõtle, kui nad leiavad mind siit ülesse. Ja siis läks jälle mingi paar tundi aega ja siis ma kuulsin mingi politseiauto, mingi sireenid ja politseiauto oli ja siis peatus. Ja siis ma mõtlesingi hämmast, kuidas nad mul siin üles leidsid, sest muidugi väike maakoht, keegi võib-olla nägi, mingi naaber või keegi, et näe, Madis seal liigub. Ja siis oli, politsei tuli muidugi kohale, tegi kohe haagi lahti. Ja siis ma mäletan seda, et ma paiskasin nutma ja olin täiesti nagu, lasin kõik emotsioonid välja, mis mul siis olid. Ja politseiautoga viidi mind koju tagasi. Ja siis oli kogu lähiperekond, isegi onu oli seal. Just onu tütar oli ka seal, olid kõik seal ootasid ja kõik olid niisugused mornide nägudega ja nutuste nägudega. Ja see oli see hetk, kus ma rääkisin kõik välja.